No tänase loengu teemaks on siis idufirmade asutamine ja kindlasti ka see, kuidas nende idufirmadega siis tänapäevases muutuvas ja meeletusmaailmas edukalt hakkama saada. No selleks, et oma kogemusi jagada, ongi meile kohale tulnud meie enda pilistlased, aastal 2011 lõpetanud Kristel Viidik ja esimese lennu pilistlane Marko Kruustük, kes lõpetas aastal 2003. Nii, no palume firma Testilo asutajaid ja praeguseid omanikke siis oma kogemustest meie tudengitele rääkida. Aitäh. Võtame siis lava üle. Tere, mina olen siis Kristel Viidik, nagu Lembit juba mainis, ja mina lõpetasin IT kolledži 2011 aastal süsteemide arenduse erialal. Marko siis omakorda. Mina Marko ja alustasin 2000 esimese lennuna ja 2003 lõpetasin ilusti nominaalajaga ja sealt läksin edasi magistrisse. Ja tänase tegelikult esitluse teemaks ongi siis see, kuidas me IT kolledžist ikkagi oma selle karjääri alustasime ja siis räägiks sellest, kuidas me hetkel nii-öelda Testliot juhime ja siis see ongi kogu teema. Siin on need teemad välja toodud. Aga kõigepealt siis räägiks sellest üldse, kuidas me siia IT kolledžisse sattusime Markoga ja siis sealt edasi. Et Marko, alusta. Jaa. 2000 aastal, kui ma otsustasin, mitte ei otsustanud, olin sunnitud gümnaasiumist edasi minema, siis maikuus umbes ma veel ei teadnud, mis saab, sellepärast, et IT kolledž oli nii värske, et see alles nagu tekkis päevakorda kuidagi sellel ajal ja kuna ma olin IT-st natuke huvitatud, kodus oli 286 võib-olla esimene arvuti ja sai seal nagu häkitud kõvasti ja 486 ja sealt edasi, siis tundus nagu loogiline valik ja astusin IT kolledži sisse, sain edukalt sisse, olin 160 inimese hulgas, kui ma õigesti mäletan. Ja IT-süsteemide administreerimise ja arenduse erialad olid valikuks. Esimesel aastal õnneks seda valikut tegema ei pidanud. Ma eeldan, et täna on see sama lugu. Et siis teisel aastal ma suundusin IT-süsteemide administreerimise ala peale, sellepärast, et ma valisin mitte nagu liiga sügavale minna arendusse. Ma ei tea, Microsofti mingisugune C-teema hakkas vist sisse tulema kuskilt ja siis ma otsustasin, et administreerimine tundub nagu põnevam minu jaoks. Ja IT kolledž oli väga-väga lahe kogemus, nagu te kõik kindlasti teate. Ja kuna me olime esimene lend, siis kõik oli ka meie õppejõudude ja kogu selle kooli pere jaoks esmakordne ja uus ja huvitav ja kõik käisid ringi ja väga nagu ei teadnud, mis nad teevad, aga ära tehti see asi. Ja väga edukalt võiks nagu öelda. Sellepärast, et kui ma magistrisse läksin, siis Saksamaal, siis ma hakkasin tegelikult ka õpetama Javas teisi tudengeid, kes ei olnud nii heal järel ja see näitas mulle, et ma tõesti sain hea sellise tausta ja hariduse IT kolledžist. Et mina ütleks, et IT kolledž on nagu super koht, kus ma käisin ja kui täna selles ma saan aru, et enamus on siin esimese kursuse tudengid või lõpetavad parasjagu. Kui palju siin on esimese kursuse tudengeid täna? Enamus ikka, väga lahe. See poiss seal taga ei ole. Tšau, Alavi. Et kindlasti see esimene aasta on läbi, see on ilmselt kõige mahukam selline kõige seda materjali on nii erinevad ja palju ja füüsika ja ma ei tea, mis seal kõik olid, et nagu tundus hästi hull. Teine aasta läheb juba süvitsi teemadesse, mis meeldib, läheb ilmselt nagu lihtsamaks, paremaks ja kolmas aasta siis on selline kolmanda aasta sügis oli nagu minu jaoks väga lihtne. Ma tegelesin oma ettevõtte ehitamisega parasjagu juba ja samal ajal hinded olid kuidagi nagu lihtsalt kõrged. Väga huvitav, aga teine poolaasta oli siis lõputöö kirjutamine, kus siis
minule üliõpilasele kohaselt ma hakkasin selle lõputööga tegelema kuidagi hilja ja 2 nädalat enne seda, kui oli vaja esitada, siis ma sõitsin ühe oma äripartneriga, kellega me tegime ettevõtet, sõitsime Võrusse kuskile metsade vahele, kus ei olnud interneti, et see 2003 ei olnud see internet ka niimoodi levimas, et nagu täna, eks ole. Ja siis niimoodi 10 päeva me seal olime, et algul oli mingisugune -5 oli seal ruumis, kus me siis pihta hakkasime kindlad käes programmeerima ja lõputööd kirjutama ja sain nagu ilusti valmis selle ja edukalt esitatud, et see oli siis nagu selline lõpp, millega ma seal IT kolledžis sain hakkama. Aga räägi, mis selle nii-öelda projektiga sa IT kolledži ajal üldse tegelema hakkasid, sul oli vist enda ettevõte, on ju? Ja. Ma hakkasin selliseid veebiprojektide või veebilehtede lahendusi tegema, millest ma nagu aasta aega sain aru, et see ei ole üldse minu jaoks, kliendid olid väga halvad, ei tahtnud maksta üldse ja mulle ei meeldinud ka selliseid, see oli natuke sihuke, seda kindlasti saab väga kõrgel tasemel teha, aga see tundus natuke liiga, ma hakkasin pärast infosüsteeme tegema ja tooteid ja nii edasi, et see tundus nagu põnevam minu jaoks. Ja mul oli klientidega küll probleeme, IT kolledži ajal ma siis nagu tegin erinevaid projekte ja kes ei maksnud ja nii edasi, et siis see oli hea õppetund, et kuidas siis nagu projekte manageerida ja eks kõik need tunnid, mis me siin kaasa lõime, tulid kindlasti abiks, aga kindlasti selline reaalne elu, kus siis nagu keegi sulle ei õpeta, kuidas siis nagu minna raha küsima kliendi käest päriselt nagu ja see oli siis selline reaalse elu hea kogemus. Ja kas sa käisid praktikal ka kuskil muidu IT kolledži ajal või pigem? Minu praktika vist oli, kui ma enda ettevõtte, kui aus olla. Kuidagi see niimoodi läks. Et ma tahtsin tööle saada sellesse ettevõttesse, kus mulle stipendiumi maksti. Esimene aasta mulle maksti stipendiumi ja mind ei võetud sinna tööle, sest ma ei sobinud. Ma olin väga kurb, aga ilmselt see kõik pidi nii minema, sest et tänaseks on see elutee hoopis nagu teistmoodi läinud, et mitte niivõrd kui Eestis ja nii edasi, et ju siis pidi nii minema, et ma olen nagu pärast IT kolledžit ka mitmeid, ei saa öelda palju, aplikeerunud erinevatesse kohtadesse, aga pärast IT kolledžit ma igal juhul tegin seda, aga ei saanud jälle mingisse järgmisse kohta, minu arust Microlinki, midagi sellist ja öeldi, et ei saa. Et see on kindlasti üks asi, mida nagu kuidagi nagu võiks nagu isegi õpetada, et kuidas nagu töövestlustel hakkama saada, ennast esitleda hästi. Et kui nüüd USA kogemust vaadata, kuidas inimesed seal suhtlevad, siis neile see baastase on juba nii kõrge, et nagu nad suudavad ennast esitleda nii hästi, et kui nagu tagantjärgi mõelda, kuidas siis IT kolledžis võiks nagu välja tulla ja hakata kohe tööturgu võitma, siis nagu üks asi, mida võiks nagu kuidagi kaasa anda ja ise ka võtta, on siis see, kuidas ikkagi ennast hästi müüa ja see läheb kui sa isegi tahad tööle minna ja tahad ettevõtet alustada, siis see enesemüümine on nagu kõige alus igal juhul. Ja, aga ma räägin siis enda algusloo, et minul oli siis niimoodi selline lugu, et 2008 aastal ma lõpetasin siis Kose gümnaasiumi ja mul tegelikult polnud õrna aimugi, mis ma oma eluga edasi tahan teha. Ja siis oli see hetk, kus ma suveks läksin, lihtsalt kolisin korraks Londonisse 3 kuuks oma õe juurde, et teenida ettekandjana lisaraha. Ja siis tol hetkel terve selle suve jooksul ma kohtusin hästi palju IT-inimestega ja kõik need IT-inimesed ütlesid mulle, kes siis olid nagu elasid Londonis, aga eestlased, ütlesid, et nagu IT kolledž on ainus nagu valik. Et mine kindlasti sinna ja IT-sse leiad alati mingit tegevust, on ju. Ja siis oligi see koht, kus ma vist paningi nii süsteemide administreerimisse kui arendusse minu arust paberid, siis ma ei tea, kas see oli võimalik, aga ühesõnaga ma panin igale poole IT-sse paberid sisse ja siis õnneks IT kolledž võttis mu vastu, yes. Ja siis ma alustasin 2008 aastal septembris siis õpinguid arenduse erialal ja endal mul polnud nagu üldse õrna aimugi, mismoodi mingid süsteemid töötavad. Ma olin nagu kõige IT-kaugem inimene, et väiksest peast ma nagu mängisin tuumi ja see oli nagu kõike. Heroes of Might and Magic ja kõik sellised asjad. Seda koolis ka ma eeldan? No natukene. Meil mängiti hästi palju, tehti nagu klassides nagu neid kõik arvutid koos mängisid. Ma millegipärast ei mänginud seda, sest ma tegelesin õppimisega hästi palju.
väga huvitav. Aga jah, ühesõnaga siis ma tulin siia õppima ja esimene aasta oli nagu hästi intensiivne, et sai niisugust nagu natukene keskkooli füüsikat ja matemaatikat ja mõnikord oli küll niisugune hetk, et mis ma siin ikka teen, et kas see on ikka õige asi minu jaoks, on ju. Aga ma olin nagu alati hästi niisugune aktiivne tudeng, et ma astusin kohe esindusse, hakkasin esindusega suhtlema, tahtsin hästi palju nii-öelda aktiviteetidest osa võtta ja mul just tuli nagu siis, kui me siia sõitsime, siis mul tuli meelde see, kuidas me käisime ükskord me protestisime millegi pärast IT kolledžis või tegelikult kõik Tallinna koolid protestisid ja me panime nagu tudengeid kõik trollid täis, aga ma ei mäleta, mille pärast see oli. Ja ühesõnaga, ma olin niisugune tudeng, kes nagu seisis kõigi eest ja tahtsin alati hästi välja paista. Ja siis teisel aastal see oli siis 2009 aastal, kui me korraldasime IT kolledži bowlinguturniiri ja siis ma kohtusin Markoga, kes tuli ka sinna üritusele koos oma sõpradest vilistlastega ja siis me saime nagu jutu peale ja Marko oli kusjuures tegelikult siis esimene inimene, kes aitas mulle saada tarkvaratestijana tööd ühes väikses ettevõttes nimega Artify. Ja siis ma hakkasin seal ettevõttes niimoodi projektipõhiselt tööle ja testisin projekte ja hullult meeldis ja kuigi samas ma kogu aeg mõtlesin selle peale, et testimine on hea nagu hüppelaud selleks, et saada arendajaks, on ju. Aga tegelikult kõik muutus on ju minu jaoks, et testimisest sai hoopis minu kirg. Ja siis ma tegingi vist nagu kuni suve lõpuni minu arust seal nii-öelda projektipõhiselt tööd, on ju, ja siis ma läksin ProExperti. ProExpert on siis üks suur tarkvaraarendusettevõte ja ma sain sinna tööle ja siis testisin hoolega tarkvara ja see oli siis minu 3. aasta, on ju, 3. aastal ma siis IT kolledžis olin endiselt hästi aktiivne kolledži tudeng ja tegelesin kõikide asjadega, mis vähegi võimalik ja testimine meeldis mulle ka nagu täiega ja siis oma praktika ma tegin, on ju, testimises siis ProExpertis ja oma lõputöö ma minu arust kirjutasin vist API arendusest, kui ma õigesti mäletan, vist mäletan. Marko vist aitas mind, ma aitasin sind, et sa tegid sellist, et metsas saaks iPadiga ringi ja vaadata, mis taimed on. Jah, täpselt. Et jah, mul oli ka nagu natukene seda tudengisündroomi, et sain nagu viimasel hetkel kõiki asju alustatud, aga tegelikult ma vedasin ennast välja ja ma arvan, et IT kolledž on mulle ikka nagu täiega palju juurde andnud, et muidu ma ei oleks nagu jõudnud siia, kus ma nagu tegelikult täna olen, on ju. Ja kas ma peaks veel midagi rääkima? Ma ei tea, sa olid väga aktiivne, lisaks tegid bändi. Jaa, ma tegin koolibändi ka, ma olin kusjuures esimene inimene, kes siis alustas seda kolledži bändi nii-öelda traditsiooni, et meie esimese bändi nimi oli Syntax ja ma arvan, et YouTube'is on endiselt mingisugused kontserdid, jah, aga see pilt on vist seal kontsertil tehtud. Nii et jah, nii ta oli, et ma siis 3 aastaga samamoodi nominaalajaga lõpetasin selle IT kolledži ära ja siis see oli nüüd see koht, kus me oleme Markoga tegelikult elukaaslased, et see oligi siis see koht, kus me otsustasime tegelikult Eestist ära kolida, et 2011 aasta ma lõpetasin ära ja siis me otsustasime Markoga, et me nüüd lähme lihtsalt San Franciscosse, et sihuke tech city, peame kindlasti proovima, mis meist seal saab. Ja juhtus siis selline asi, et pakkisime oma elu 2 kohvrisse kokku, läksime San Franciscosse ja pärast 2 nädalat meile absoluutselt ei meeldinud seal. Nii et me 2 nädalaga vist otsustasime, et see ikka ei ole meie jaoks õige koht. Taevamannat ei tulnud kohe, pidime kohe kõikide erinevate probleemide peale mõtlema nagu viisad, see oligi ilmselt kõige suurem probleem, on ju. Seal oli hästi kallis elada ja samas me tahtsime nagu natukene hinge tõmmata, et Marko oli selleks ajaks juba teinud startup'e vist mingi 8 aastat või palju see oli. Kui see oli 2011, siis ma olin nagu 11 aastat tegelikult. Jah, 11 aastat, jah. Ja idee oligi, et me puhkaks natuke, aga siis pidi hakkama viisaga tegema, tööd otsima ja siis me arvasime, et see ei ole meie jaoks ja mina tahtsin eelkõige teha järgmist ettevõtet ja viisa pärast hakata tööl käima kuskil ei tundunud nagu õige mõte. Ja siis ma vaatasin, et mul on sõbrad Dominikaanis ja siis me otsisime üles, kus see Dominikaan on.
kaardi peal, nagu reaalselt vaatasimegi kuskil Google Mapsist. Vaatasime päris lähedal ja otsustasime, et lähme hoopis sinna. Ja väga odavad lennupiletid, lendasime kohale ilma mingisuguse järgmise piletita. 2 kuud surfisime, ostsime kohaliku mootorratta, jõime väga head odavat rummi ja lõpuks hakkas tegelikult igav ja sellepärast otsustasime edasi minna. Jah, ja see oligi siis 2012 aasta alguses, kui me otsustasime Dominikaanis, et nüüd on aeg minna Londonisse. Et me olime mõlemad selleks ajaks on ju juba Londonis elanud, et mina olin seda teinud 2008 aastal on ju suvel, kus minu õde elas ja siis Marko oli vahepeal elanud mingi 2005 aastal või? Jah, IT-kolledžist läksin magistrisse Saksamaale, tegin aastaga seal ära. Siis ma töötasin IT-projekti juhina liikluskindlustusfondis. Mis on sinu ainuke tööandja, aga... Jah, see pigem oli mul ainuke töökogemus ja väga ei meeldinud, sellepärast, et see tööseltskond oli minust tugevamalt vanem ja mulle nagu meeldis, ma olin noor ja siiamaani olen noor ilmselt, aga siis ma poolteist aastat olin seal ja aastavahetus mingisugune 2005. Ma otsustasin, et ma pakin oma kohvi kokku ja lähen Londonisse elama ilma mingisuguse eesmärgita jällegi ja sain kohe seal alustada oma järgmise ettevõttega tegelikult läbi suurte juhuste. Sain heasse kohta pärast 2 nädalat veetmist getos kuskil, sain heasse kohta ka elama ja elasin seal siis 2 aastat. Ja meeldis väga kogemus ja siis, kui me Dominikaanist tulime tagasi, siis me mõlemad otsustasime, et nüüd on nagu London, sest et meile mõlemad meeldis. Jep, ja mina kohe otse loomulikult tahtsin pea ees vette sukelduda ja töö saada ja siis ma vist otsisin mingi 6 aega tööd, et Londonis oli see tööturg päris huvitav, et ma ei olnud kunagi kokku puutunud rekruuteritega, et mul olid CV-d olid igal pool mingites tööportaalides üleval, aga kuidas seal asi töötab, on see, et sulle helistavad rekruuterid iga päev umbes, et räägi mulle nüüd enda backgroundist, põhimõtteliselt sa pead ennast täiega müüma, ja siis nemad omakorda nagu otsivad sulle erinevaid pakkumisi, mis turul on, ja siis... Ma arvan, et IT-kolledž peaks nagu ühe kursuse juurde. Ja peaks küll, ja tegelikult enesemüümine on tegelikult nagu väga oluline ja siis mul alguses oli meeletult raske tegelikult seal Londonis hakkama saada, sest ma ei olnud ikkagi veel, mul inglise keel ei olnud, ma ise arvasin, et mul ei ole see veel nii tugev, et ma reaalselt töökeskkonnas olla, kus kõik räägivad inglise keeles. Ja siis oligi nii, et ma 6 aega istusingi põhimõtteliselt iga päev telefoni otsas ja siis käisin mingi, ma ei tea, 5 intervjuul vist kokku. Kõik läksid tegelikult väga edukalt mul. Ja siis lõpuks ma otsustasin minna ettevõttesse nimega FlexTrade, mis arendas finantssüsteeme. Ja jälle läksin testijaks sinna ja Londonis ma olin siis seal minu arust teine testija. Neil olid muidugi ettevõtteid oli üle maailma vist 4 riigis, kui ma õigesti mäletan. Ja siis ma hakkasin väga aktiivselt testima. Ja Marko samal ajal, äkki räägid sellest ka, mis sa tegid samal ajal? Jaa, ettevõtja, nagu ma hingelt olen, siis ma hakkasin väga konkreetselt valima endale uusi co-foundereid, et üksi ettevõtet ei ole mõistlik ega lihtne teha. Ja siis ma niimoodi IT backgroundiga väga tugeva disaini, ühesõnaga teen kõiki asju keskmisest paremini. Ja sellised inimesed on jube vähe, sest et kõik fokusseerivad, enamus inimesed fokusseerivad väga tugevalt. Mina olen selline paljude ametite inimene üheski asjas nagu mitte kõige parem, aga sellisest keskmisest tasemest ka. Ja sellised äriinimesed oma ideedega tulid hästi palju mulle pitchima ideid, et teeks seda. Et ma olin Google campuses Londonis niimoodi 1 kuu või 2 olnud seal ja siis ma lõpuks valisin välja endale co-founderid, kellega ma siis hakkasin järgmist ideed tegema. Lenderwise, mis on siis local lending, et sa laenad oma asju naabrile väikse raha eest, sellises stiilis. Sul on puuri vaja, siis laenad naabri käest. Ja ma ehitasin suvega selle süsteemi valmis ja hakkasime siis kliendi testimist tegema ja co-founderi kahjuks olid 2 lapsega mõlemad maja, laenud ja täistöökoht. Ja see oli siis minu viga sellel antud hetkel, et ma oleks pidanud arvestama sellega, et need inimesed ei saa tegelikult oma aega liiga palju sisse panna selle hetkel, kui vaja oli.
ja sealt edasi järgmine lugu tegelikult on Testlio. Jah, et oligi siis see on ju, et ma sain Londonis selle täiskohaga töö ja hakkasin väga aktiivselt testima, aga samas ma tundsin, et ma ei ole testijana piisavalt kogenud, et mul oleks vaja veel rohkem kogemust ja siis ma hakkasin otsima endale selliseid lisatööjuppe. Et üks asi, mis ma tegin, oli see, et ma läksin ka samamoodi Google campusesse, mis oli siis niisugune startup coworking space, panin mingi enda kuulutuse sinna üles, et I hunt for bugs in your software ja siis kusjuures tegelikult väga paljud ettevõtted võtsid minuga lihtsalt sellepärast ühendust, et mul oli niisugune äge kuulutus, on ju. Ja siis ma lõpetasingi mingi 2 projektiga, mida ma siis hakkasin töö kõrvalt lisaks tegema. Ja siis teine asi oli, mis ma tegin, oli see, et ma hakkasin online communitytes nagu ringi sobrama ja leidsin erinevaid ettevõtteid, nagu crowdsourced testimise ettevõtteid, kus siis tõesti kasutatakse mingit suurt hulka inimesi mingi projekti testimiseks, on ju. Ja siis ma hakkasin nendes communitytes väga-väga aktiivselt toimetama, et mul hullult meeldis see mudel, et ma nüüd saan projekti, on ju, mul on testitsükli invitation, ma lähen sinna projekti, ma raporteerin 5 bugi, ma saan mingi 30 taala, jumala kõva, on ju, et nii ma saangi nagu väga palju lisaraha teenida, on ju. Ja siis oligi nii, et ma panin ikka hullu niimoodi, et öösiti ma ärkasin tõesti kell 2 öösel üles niimoodi, et mul oli mingi notification süsteem ehitatud. Aitasin sind jälle et see crowdsourced, üks nendest probleemidest, mida me siis täna tegelikult lahendame, millest me hiljem räägime, oli see, et sa pead ärkama üles siis, kui kutse välja saadetakse. Sest jah, sa ei tahtnud... Ja siis ma tegin sellise, et email tuli sisse, siis ma panin Twilio kaudu läbi API lahendusega, kust helistas sulle siis nagu automaatsüsteem ja siis sa võtsid telefoni vastu, kuulasid nagu ja siis ärkasid üles, hakkasid testima. Ja reaalselt kell 2 öösel ma ärkasin üles ja see point oligi see, et kuna need crowdsource testing community'd nagu tegelikult puhtalt fokusseerisid just nagu sellele buginumbritele, mis kokku raporteeriti, siis tekkiski see moment, kus tegelikult testijad hakkasid omavahel täiega kompiitima, on ju, et kes nüüd nagu ennem saab sinna testitsüklisse, kui sa tulid kõige ennem testitsüklisse, siis sa ilmselt nagu said need kõik low-hanging fruit'id sealt kätte, on ju, ja said vabalt magama tagasi minna, on ju. Aga kui sa olid juba testitsükli invitationi vastu võtnud ja läksid mingi 5 tundi hiljem sinna tsüklisse, et bugisid hakata raporteerima, siis oli juba nii, et sul oli mingi list lihtsalt nagu suur hunnik mingid bugisid raporteeritud ja siis sa pidid neid nagu läbi hakkama käima ja otsima, et nagu mis nüüd duplikaat on, mis ei ole, on ju. Ja siis ühesõnaga see nagu võttis väga-väga palju aega, on ju. Ja see oli minu jaoks väga-väga suur probleem, et nad fokusseerisid just buginumbritele, mitte nagu sellele väärtusele, mida need testijad suudavad sellesse projekti luua, on ju. Ja seal puudus täielikult tiimitöö, et ma lihtsalt nagu vihkasin seda. Ja siis oligi see koht, kus see oli vist augusti lõpus, kui ma hakkasin nagu Markole sellest rääkima, nendest muredest ja probleemidest, mis mind hullult häirisid ja siis mõtlesime, et jumal lahe, teeks mingi oma ettevõtte hoopis, on ju. Ja siis novembris 2011 mina panin ennast juba varakult mingile hackathonile kirja, et Londonisse siis tuli niisugune hackathon nagu Angel Hack ja Angel Hack on siis samamoodi nagu Garage 48 seeria, on ju, kus tulevad kokku mingid ideeloojad, projektijuhid, arendajad, disainerid, UX inimesed, ükskõik nagu kõik IT-inimesed tulevad kokku, on ju. Ja ma nägin seda kuulutust ja siis seal oli mingi, see oli vist Eventbride'is oli nagu kuulutus, et piletid on nagu, võiduks on pilet San Franciscosse, kus sa siis presenteerid seda ideed nagu finaalis, on ju. Ja see tundus nagu eriti äge ja siis ma panin ennast kohe kirja sinna ja tegelikult Marko samal ajal veel vist nii väga... Mina tegelesin ju Lenderize'iga. Ja, sa tegelesid aktiivselt Lenderize'iga, jah. Dominikaanis üks selliseid järeldusi, mida ma siis 10 aastat olin teinud startup'e ja ei olnud nagu väga edukaid. Siis üks neid järeldusi, mida ma siis tegin, oli, et fokusseeri ühe asjaga ühel ajal ja anna endast kõik, eks ole. Et see on see, mida ma soovitan kõigile, et kui te nagu tegelete 5 projektiga korraga, no ma mõtlen kooli väliselt, koolis sa pead õppima niikuinii 5 projekti, 5 asja korraga tegema, aga kui sa tegeled, ma ei tea, firmaga, enda firma tegemisega või kas või kuskil töötajana tegeled nagu paljude projektidega, siis nagu üritada fokusseerida. Ja see oli nagu üks järeldus ja Lenderize, mul oli see fookus, et ma tegelen Lenderize'iga, that's it, ma annan endast kõik, ma olin selleks ajaks juba andnud endast kõik 6 kuud. Ja kuna see
see ärimudel ei olnud nagu lõpuni välja mõeldud ja co-founder probleemid olid, siis ma 3 päeva enne seda üritust otsustasin, et me olime nagu hästi palju sellest rääkinud ideest, mõtlesime nime välja niimoodi 4 tundi järjest, ma ei tea, reede õhtul veinisaatel ja saime, registreerisime domeeni ära ja siis mul oli nii, et okei, ma ei saa lasta kellelgi sinu nagu seda asja tuksi keerata, eks ole. Ma tean täpselt, kuidas need häkatonid töötavad ja nad ei ole alati ideaalsed, kui sa lähed, otsid suvalise inimese sealt häkatonit üles, siis noh, sealt see koostöö ei pruugi nagu sujuda ja nii edasi ja siis ma otsustan, et ma tulen, annan endast ka kõik ja vaatame, mis sellest saab, et me saaks nagu noh, niikuinii it's nagu all fun, et see öö läbi häkkimine, ma olen seda enne niisama ka teinud, et see on nagu äge, aga tuli välja hoopis teistmoodi see asi. Jah, ja siis oligi nii, et me läksime sinna Angel Hacki üritusele, on ju, ja siis häkkisime põhimõtteliselt mingi 25 tundi järjest oli siis see häkaton on ju otseselt ja siis pärast seda olid veel mingid presentatsioonid ja kõik asjad, et kokku oli mingi 40 tundi vist üleval on ju. Kuigi samas vahepeal selle häkatoni keskel oli küll nii, et okei, nüüd läheme koju korraks magama, mingi 2 tundi on ju, tuleme tagasi. Aga meil oli seda kirge ja nagu teotahet nii palju ja me nägime, et selles on nagu täiega sädet, et selle ürituse käigus käisid mingid investorid ringi ja vaatasid ja kuulasid sinu lugu on ju ja siis tundus, et nagu see sai hästi head vastukaja ja siis meil oli power täiega taga ja tegimegi lõpuks 25 tunniga lõpetasime ära, tegime veel mingi hullult ägeda fancy video ja värgid-särgid ja siis lõpuks presenteerisime koos, seal oli kokku presenteerijaid või neid ideid oli 64 ja siis meid valiti ühtedeks võitjateks. Nii et me saime nagu nii-öelda 3. koha, mis tähendas seda, et tegelikult esimesed 2 kohta said ainult piletid San Franciscosse. Ja noh, me olime natukene löödud, on ju, aga mõtlesime, et noh, et mis seal ikka on, et vähemalt meid toodi välja, on, et me oleme midagi hästi teinud. Ja siis järgmisel päeval ma läksin jälle tööle tagasi, Marko oli Google campuses ja kohtus selle Angel Hacki founderiga ja rääkis meie nagu päris loo ära, et me teame Markoga 11 juba mingisugune 5 aastat, meil on tõesti mingi track record, me oleme... Lisaks me oleme couple, lisaks me oleme, täpselt, et me väga tugevalt varjasime selle ürituse käigus just seda, et me ei tea 11 nagu, et me kartsime seda, et investoritele see kõlab halvasti, kui nagu couple teeb koostööd, on ju. Ja me ei rääkinudki selle pitchi käigus, me ei rääkinud mitte midagi tiimist, on ju. Aga mis lõpuks tegelikult välja tuli, oli see, et alustavate ettevõtete puhul on nagu tiim kõige olulisem. Et nagu startupid on nagu fucking rasked, on ju. Ja kui sa ei tee seda õige inimesega, siis sul võib nagu tekkida vaata väga palju niisuguseid co-founder issue'sid, on ju, mis Markol minevikus olid. Ja siis... Täna ei ole ühtegi issue. Jah. Aga jah, siis oligi nii, et Marko rääkis selle loo ära ja siis Angel Hacki founder ütles, et kuulge, nagu te peate tulema ja andis meile piletid. Ja siis jaanuaris me lendasime San Franciscosse, meil oli täielik see eesmärk võita see häkaton ära, nagu kogu see finaal on ju, et sinna finaali olid siis tulnud kõik need võited üle maailma, mingi 26 riigist vist on ju, 27. Ja siis meie reaalselt harjutasime oma Angel Hacki pitchi 7 päeva. Ma hakata 6 aega ette valmistada. Jah, tahtsime 6 aega ette valmistada. Mõtlesime, et nüüd hakkame. Me tegelesin tooteehitusega ja see lükkus nii palju edasi, et me nagu alustasime lennukisse, meil oli ikka veel nagu ette valmistamata ja hakkasime lennukis tegelikult nagu terve see 9 tundi, mis me lendasime või 11 või ma ei tea palju. Kirjutasime seda pitchi, sina vahepeal magasin, ma kirjutasin edasi ja siis hakkasime seda harjutama, võidime järgmine päev minema seda esitlema kuskile mingisuguse võistlusele jälle seda ideed ja meil oligi nii, et okei, lähme ja siis hakkasime seda üksteisele pitchima seda presentatsiooni, mis tähendab seda, et sa, ma ei tea, 3 minutit ideaalselt räägid ära story ja siis meil läks nii metsa see kõik. Hakkasime kokutama ja ei leidnud seal õiget sõnu üles, et noh, nagu kui sa veel eriti ameeriklastega lähed võitlusesse, kus neil on nagu native language on ju ja sa pead nendega võitlema, siis meil oli see, et me lihtsalt me ei leidnud sealt nagu mingit sädet on ju, siis me otsusime, et okei, me ei lähe ja harjutame lihtsalt Angel Hacki jaoks nagu täiega.
ja siis oligi järgmised 7 päeva, me ärkasime üles, hakkasime üksteisele pitšisime, sõitsime mööda Eestit ringi. Ühesõnaga, me tegime selle video ja siis läksime lõpuks sinna finaali, me olime ühed viimastest presenteerijatest ja no see päev oli täiesti crazy, et me olime nagu mega närvis, et vahepeal oli jälle siuke chill mode, et me saame tehtud, ja siis enne lavale minekut oli nii, et ma ei tea, minul on näiteks täiesti black out, Mina ka mäletan, mis seal juhtus. Ja, et lihtsalt läksid ja tegid ära, sest sa oled nagu nii närvis, et see pinge oli nagu nii suur, sa oled nii palju harjutanud ja millised inimesed seal kohal olid, et me lihtsalt ei saanud failida. Ja siis tegime oma pitchi ära ja siis nagu te siit pildi pealt näete, me võitsime hackathoni ja võitsime $25,000. Sellega me panka ei saanud kahjuks minna, et kahjuks see oli investeering, mille jaoks me pidime ettevõtte tegema USA-s. Jah, täpselt. Ja tegelikult ettevõtte tegemine USA-s ongi umbes mingi $10,000 vist kulud, baaskulud. Põhimõtteliselt küll. Aga jah, siis see oli nagu see koht, kus me teadsime, et okei, me teeme raudselt mingit õiget asja, et mina reaalselt tahan full-time Testliosse tulla, pühendada ennast täielikult sellele, et mul oli midagi oli nagu raha oli nagu natuke kogutud, et seda lubada ja sinul samamoodi natukene. Nagu kevad hakkasime nagu just nimelt kolisime siis. Ja kevadel me kolisime, jah. Samamoodi Marko nagu lõpetas oma selle Lenderaisi ära ja otsustas ka Testliole pühendada. Ja siis me tulimegi Eestisse korraks ja kulusid kokku hoida. Seal Londonis on ikkagi elu kallis ja meil tegelikult ei olnud nagu selleks ajaks enam nagu raha. Et kui me Dominikaani läksime, siis meil oli nagu kogutud raha, aga see nagu sai otsa selleks ajaks. Ja siis me kolisime Eestisse ja juuni kandis umbes 2013. Me otsustasime, et me peame USA-sse minema, meile meeldis oma ideega San Franciscos käik, vastupidiselt sellele, kui me läksime sinna niisama. Ja siis me panime avalduse sisse, tegelikult me otsisime piletid jälle San Franciscosse, otsustasime, et nagu ükskõik, mis juhtub, meil on nagu see 25,000, mida me saame ära kasutada, kui see meil peab 2 kuud vastu, siis peab ja kui meil kõik failib, siis meil failib ja läksime sinna. Aga samal ajal panime siis kiirendisse avalduse sisse, sest me teadsime, et me ei tea kedagi USA-s ja meil on vaja kõiki teada. Ja saime viimasel päeval enne avalduste perioodi sulgemist, mis on 3 kuud kestab periood, me panime viimasel päeval ja see oli 30 juuni umbes ja järgmine päev saadeti e-mail, öeldi, et tulge Austinisse intervjuule. Austin on siis Texases. Ja, kus me ütlesime, et me oleme San Franciscos elame, sest me just piletid olid olemas, pidime minema. Ja sellepärast nad kutsusid kohale, muidu nad ei oleks nagu Euroopast ja Eestist kutsunud kohale, vaid oleks teinud Skype intervjuu, mis tavaliselt tehakse, et Techstars on mingi 3-4 intervjuud enne seda, kui sa kuskile üldse jõuad. Ja meile öeldi, et tulge kohale, maksame teile kinni kulud ja läksime kohale. Me olime Chicagos nädal aega ja siis täpselt ostsime pileti Austinisse ja sa võid naljaka loo rääkida, kuidas meil Austinis läks. Ja Austinis oli nii, et me lendasime sinna siis juuli alguses ja meil olid ainult 1 paarid riided on ju seljas. Rohkem meil üldse riidid kaasas ei olnud, et mul oli lihtsalt üleõlakott ja mõtlesime, et okei, Austin on 1 päevaks on ju ja siis juuli keskel on seal 45 kraadi sooja on ju. Nii, et hästi nagu niiske. Ja siis meil oli Markoga vist 4 tundi intervjuuni ja me olime nagu täiesti, me higistasime nagu täiesti hullult. Ja siis me mõtlesime, et me ei saa intervjuule niimoodi minna, et me oleme nagu läbimärjad ja mul oli veel must särk ka, nii et see oli nagu läbimärg. Ja siis me läksime mingisse turistipoodi, Markoga võtsime endale T-särgid, nagu mul oli Don't Mess with Texas ja Markol oli Austin, Texas T-särk. Ja siis me läksime sinna intervjuule ja siis kohe mingi teine küsimus, mis need managing director küsis meilt oligi, et mis värk need T-särkidega on ja siis me rääkisime oma loo ära, et me oleme külmast Eestisse, nüüd tuleme siia ja siis nad täiega naersid ja see on siiamaani kusjuures selle Jason Seetsi, kes oli siis endine managing director Austin Techstar, siis tema lemmiklugu nagu, et eestlased tulid ja tegid ja nägid. Ja siis ühesõnaga see intervjuu läks meil väga hästi ja järgmisel päeval me siis saime e-maili, et are you ready to sweat? Ja et te olete kutsutud Techstars Austinisse. Meie olime nagu täiesti hüsteeriliselt õnnelikud, sellepärast et Techstarsi reaalselt aplikeerub, neil on 1000 aplikatsiooni ja 10 firmat võetakse sisse nagu, ehk siis 1%. See on raskem sisse saada kui Harvardisse või Stanfordi või kuhu iganes on ju. Ja
ja ma ei tea, kuidas me selle ära tegime, aga igatahes ma olin sisse ja järgmised 3 kuud siis ühesõnaga augustist oktoobri lõpuni me olime siis selles programmis, kus siis 3 kuud oli nagu elu mingi üks intensiivsemaid perioodi, muidugi praegune periood on ka väga intensiivne, aga jah, Austinis siis oligi nii, et see Techstars esimese kuu aja me kohtusime mingi 90 erineva mentoriga, mingi ettevõtjaga, investoriga, kes on tõesti mingeid suuri ettevõtteid ehitanud ja rääkisime oma ideest, on ju. Kuu aega jah, sedasi, et 3. nädalal oli kõigil hästi kopp ees sellest, et see pidi keskmiselt 4 korda päevas rääkima oma ideest, niimoodi pool tundi on aega, sa pead nagu ülikiiresti ja tavaliselt oli järjest ka veel nagu pool tundi ja sa kujutad ette, kui nagu kurnaus on, kui sa pead nagu räägid ühe inimesega ära, saad temaga tuttavaks, tundub, et äge inimene, sa lähed nagu teise ruumi, räägid selle nagu sama loo ja seal teine inimene nagu ei saa sinust midagi aru ja ütleb, et sul on nagu täiesti halb idee, te peate ümber tegema ja siis sa lähed järgmisse ruumi, teine inimene jälle ütleb hea ja siis sa teed seda nagu 4 nädalat järjest ja siis lõpuks oli kõigil nii, et nagu enough. Aga see oli väga hea, sellepärast et me saime põhimõtteliselt 100 inimesega tuttavaks. Nendest hakkasime koostööd tegema ikka mingi 10-ga. Meil tekkisid sealt investorid ja aitavad tänase päevani meid, et sellepärast Techstarsi esimene kuu ongi selline nagu hea lähenemine, et sa saad väga kiiresti väga suure networki endale. Ja meile eestlastele kindlasti oli ka see väga suur nagu müügioskuse nii-öelda enesemüümise kursus ja kiirkursus täpselt, et poole tunniga davai müü maha ennast, on ju. Aga saime hakkama ja siis teine kuu me vist suht aktiivselt tegelesime siis oma nii-öelda esimese või nagu selle ettevõttega, on ju, selle projektiga nii-öelda. Map My Fitness oli siis, sai meie kliendiks ja tegelesime väga aktiivselt nendega, arendasime oma platvormi, sellel ajal me olime endiselt veel 2-liikmeline tiim, on ju, et Marko arendas platvormi, disainis, tegi kõiki niisuguseid asju ja siis mina omalt poolt tegelesin mingite operatsioonidega, tegelesin Map My Fitnessiga, rääkisin, mis neil vaja on, kuidas võiks teha, mõtlesin strateegiaid välja, käisin kogu aeg kontoris neil ja siis 3. kuu, siis teise kuu lõpus oli see moment, kus üks meie Eesti advisor Ragnar Sass, kes on Pipedrive'i co-founder, Pipedrive just tõstis 9 miljonit Eestist, teate vist. Ja nemad siis, Ragnar ühesõnaga viis meid kokku Meelik Kornoiga, kes on Skype'i üks esimestest töötajatest ja ehitas kunagi QA tiimi, ehk siis testijate tiimi ehitas mingi 10-100 liikmeliseks ja ta viis meid temaga kokku. Ja Meelik oli siis väga huvitatud ja me lennutasime ta Austinisse kuuks ajaks, et vaadata, kas ta üldse sobib meie tiimi ja et kas tal on meiega nagu sellised ühised vaated, on ju. Ja siis ta tuli Austinisse, kõik nagu klappis üli hästi, tal oli väga palju kogemust ja siis Meelik tuligi üks õhtu meie juurde, ütles, et kuulge, et ma nüüd tahan tulla ka all in ja siis reede õhtul ja siis me tähistasime ja siis 2 nädalat hiljem vist oli siis see Techstarsi demopäev ja demopäev on ka siis selline see on see Techstarsi demopäev, kus kõik ettevõtted siis presenteerivad oma ideed mingi 5 minuti jooksul, 5 minutit on seal vist 5 minuti jooksul saalis on mingi 500 investorit lennutatud üle USA kohale, on ju, ja pluss igasugused ettevõtjad, kõik inimesed ja siis presenteerid oma idee ära 5 minuti jooksul, mingit küsimusi ei ole, lavavad minema ja siis pärast nagu seda üritust hakkas niisugune väga tugev networkimine, et väga paljud investorid tulid, küsisid, kas te raha tõstate, mis te evaluation, kõik asjad on. Kõigilt eeldatakse, et tõstetakse raha. Ja, et tihtipeale jah, nendes ärikiirendites see momentum või see, kas on eesti keeles on see sõna momentum? Ma ei teagi. Ma ei tea ka, ühesõnaga see... Ja selline momentum, kõik saavad aru, on väga kiire, eks ole, kõik on nagu elevil ja ootavad, et okei, nüüd saab nagu ägedaid asju, aga sealt läks edasi meie lugu, kus me üritasime raha kaasata, aga lendasime pärast seda lõpupidu niimoodi hommikul kell 6, ehk siis me pidime lõpupealt ära minema kell 12, teised panid pidu edasi. Läksime San Franciscosse, tundus, et nagu nüüd paneme ära, et nagu tõstame raha ja nii edasi, et see Techstarsi esimesel päeval meil nagu näidati pilti, kus siis nagu sa oled lennuki kandjal mere peal ja sa kiirendad, need lennukid kiirendavad nii kiiresti, et nad nagu tõusevad õhku, teine võimalus on, nad kukuvad ette, eks ole. Ja siis see lennuki kandja on Techstars, on ju. Meie olime siin nagu lõpus, on ju. Mõtlesime, et okei, et nagu, kas me nüüd nagu tõuseme niimoodi.
ja see oligi nii, et nagu Dexter saab läbi, sul on nagu natuke pohmakas, et nagu nüüd sa ei ole nagu sind ei aidata ja nii edasi. Ja siis me läksime sinna San Franciscosse, hakkasime rääkima hästi paljude investoritega, saame umbes, ma ei tea, 20 leid või. Ja siis mõtlesime, et okei, et see on nagu meil on energia otsas, meil on nagu raha piisavalt kontol. Meil ei ole kunagi palju raha olnud, kui Techstarsist anti. Et Techstarsiga jah, me ei maininud vist, et Techstars annab siis ettevõtetele 18 $000 6% eest, pluss siis 100 000 nii-öelda selle laenuna, convertible note. Ja meil ei olnud nagu eestlased nagu sellised kokkuhoidlikud ja scrapid, nagu me oleme olnud, ei olnud kunagi palju olnud ja me otsustasime, et okei, sellest on tegelikult nagu more than enough, et nagu hakata tiime ehitama ja toodet ehitama ja nagu vaatama, kuidas see revenue võiks kasvada. Ja siis me otsustasime, et tuleme Eestisse, hakkame tiime ehitama. Ja lendasime Eestisse, Meelik oli nädal aega varem Eestis, siis me võtsime Garage 48 Hubis endale laua tegelikult alguses, millest siis võtsime detsembris ja liitus meiega Kaarel Kontson, kes on minu kursavend, kunagine kursavend. Ja siis me saime endale ruumi seal, milles me olime aasta aega. Jah, aasta aega täpselt. Siuke väike ruum, kus meil oli lõpuks 6 inimest 20 ruudu peal vist, et nagu tõesti enam ei mahtunud ära. Aga jah, 2014 oli alguses väga keeruline aeg, et revenue taga ei olnud seda käivet ja otsustasime, et nüüd hakkame puhtalt käive peale rõhku panema, et midagi ei ole enam teha, surume ennast nurka, ärme nagu karda, kas saame hakkama, vaid nagu kui tuleb nagu raha, siis me saame teha nagu võtta ette nagu järgmise otsuse. Jah, et startupina oli meil kogu aeg see mure, et okei, et kui me nüüd saame nagu homme saame 3 klienti, siis me oleme täiesti metsas omadega, on ju, et siis me ei saa hakkama ja siis me peame businessi kinni panema, on ju, et see on startupidel kogu aeg see hirm, et issand, et kui need kliendid nüüd tulevad, siis ma ei saa hakkama. Aga tegelikult, mis me oleks pidanud tegema, ongi see, et sa pead ennast täiega nurka suruma ja küll sa saad hakkama, sest et inimesed tahavad aidata ja on startupidest veel eriti huvitatud, on ju, ja tahavad nagu kaasa aidata, on ju. Ja siis oligi nii, et tegelikult 2014 siis veebruaris ma käisin veel USAs, korraks kuu aega olin seal ja sain meile nii-öelda siukse esimese kliendi, kelle nimi oli Acompli ja tänasel päeval on nad Outlook, ehk siis Microsoft ostis nad ära. Ja ühesõnaga, nemad olid meie esimene klient ja olid valmis Testlio toodet kasutama nii-öelda iganädalaselt, ehk siis neil ei olnud mitte mingit QA tiimi, testijate tiim puudus täielikult, neil oli vist arendajate tiim mingi 20-liikmeline ja nad olid valmis testima ja nad ütlesid, et okei, et me tahame näiteks iga nädalavahetust, tahame igat tsüklit, on ju, et nädala sees arendame meie, reedel anname teile pildi kätte, esmaspäeva hommikul me tahame result'e, siis me fixime mingid kriitilisemad issued ära ja siis me pushime nagu App Store'i või Play Store'i või kuhu iganes, on ju. Ja siis see toimib tänase päevani täpselt samamoodi ja siis nemad olid nii-öelda meie esimene klient ja siis niimoodi kuust kuusse mina olin see inimene, kes siis väga aktiivselt tegeleski müügiga, on ju, ma rääkisin igasuguste erinevate ettevõtetega ja üritasin nii-öelda Testliot maha müüa neile. Ja siis numbrid niimoodi iga kuu vaikselt kasvasid, on ju, meie olime väga õnnelikud ja nägime, et tegelikult nagu üks hetk me saame kindlasti uuesti investorite juurde minna, et investoritel on just äärmiselt oluline see traction, on ju, et sul on kliendid valmis maksma kuupõhiselt mingisugust tasu või siis aasta või 6 kuu põhiselt, on ju. Ja siis me niimoodi vaikselt fokusseerisime, maikuus on ju, me palkasime siis nii-öelda Testliosse projekti manageri, kes oli tegelikult Testlio community member varasemalt. Ja Kristi, seal vasakul. Kristi, jah, punases kleidis vasakul. Ja siis tema tuli siis nii-öelda Testliosse tööle, et hallata neid üleilmseid testijaid, on ju, ja rääkida, saata kliendile raporteid, mõelda uusi strateegiaid välja. Ja siis Augustis liitus meiega Michelle Surja. Me saatsime ta ka Eestisse intervjuuks. Et tegelikult San Franciscost pärit, me olime parasjagu Eestis ja me ei tahtnud niimoodi ilma, et näeks inimest otsustada midagi. Siis me tuli 10 päevaks siia ja siis me niimoodi, see on üks nendest üritustest, kus me siis tutvusime temaga, tegime koos tööd ja meeldis ja talle meeldis ja siis me otsustasime, et okei, hakkame siis koos tööd tegema ja see oli meie esimene USA töötaja ja tundus väga suur samm meie jaoks, sest et USA inimeste palgatase on kahjuks eestlaste jaoks päris suur. Eriti veel San Franciscos.
aga see tasus meile väga kiiresti ära, et meid aitas meie investor, advisor USA-st, kes ütles, et nagu nii asjad käivad, siis me olime okei, et no siis teeme nii ja tänaseks see kogemus muidugi ma võiks teile kõigile öelda, et kui te teete midagi sellist, siis nagu nii peab tegema, aga sellel ajal me olime nii-öelda, et nagu kas ikka peab, kas me äkki saame teistmoodi, aga see tasus ennast igatepidi ära ja sealt edasi muutus firma raha käekäik natuke veel paremaks, eks ole, et tekkis nagu sellist raha, millega järgmisi inimesi kaasata. Ja siis me hakkasime rääkima Willie Tranniga USA-st tõsiselt, et kaasata tiimi. Kes siis marketingi nagu aitaks teha meil. Ja kes on täna Eestis tegelikult. Kes on täna Eestis, jah. Et on 6 aega meiega Eestis. Ja siis ühesõnaga, tema oli siis nii-öelda, Michelle oli meie 6. töötaja, siis me 3 kuud nagu push'isime seda revenue'd ja ehk käivet ja siis septembris lendasin mina Markoga USA-sse ja me teadsime, et okei, et nüüd me oleme valmis raha tõstma, et tegelikult meil on juba numbrid nagu kasvavad igakuiselt, et investorid peaks nagu võimalik päris excited olema selle pärast. Ja siis juhtus see, et me olime nagu esimesed 2 kuud USA-s ja me täielikult jälle õppisime seda pitchimist, et me panime oma investor pitch decki kokku, püüdsime nagu seda kõike presentatsiooni niimoodi kokku panna, et me suudame hästi selgelt ennast väljendada, mida me tahame öelda väga võimalikult lühidalt. Ja siis me 2 kuud harjutasime üsna iga päev oma ühe investori advisoriga, kes siis aitas meil selle pitch decki kokku panna, küsis meilt igapäevaselt mingeid küsimusi, mille peale me pidime jälle mõtlema. Ja siis novembris oli see koht Testliol, kus me siis olime cash flow positiiv. Oktoobris, kus jõudsime, oktoobri lõpus, vaadates, et siis enam raha ei kulunud, et me tõesti saime hakkama ise. Ja selleks ajaks meil oli kontol nagu, hakkas nagu nulli poole jõudma, aga see, et me jõudsime sinna hetke, lõi väga tugeva sellise aluse raha kaasamiseks, mugavalt raha kaasamiseks, et parim aeg raha kaasamiseks on siis, kui sul seda vaja ei ole tegelikult. Ja me hakkasime niimoodi päris hilja kaasama raha, sellepärast, et sinul on 90 päeva viisa, meil oli 30 päeva aega, olles seal veel ja Eestist nagu ei tahtnud seda raha kaasamist teha. Siis 1. november, ma arvan, umbes läksime Austinisse ja hakkasime reaalselt raha kaasama. Ja seekord nagu pärast 2 nädalat me nägime, et võib nagu asja saada. Ja siis sai ka asja. Mul on 6 kuud aega olla USA-s, ma ostsin pileti San Franciscosse, et kindlasti, ma ei tea, kuni jõuludeni teha see asi ära, aga siis me nägime, et läks nagu paremini, kui me ootasime. Ja siis me tühistasime selle pileti, tulime mõlemad Eestisse novembri lõpus. Ja jõulude kanti oli aeglasem, aga aasta alguses me siis suutsime lõpuks selle asja ära teha, mida me üritasime alguses. Et tegelikult jah, kõik need investorid, kes meil täna siis selles raundis on, suutsid oma sõna juba öelda tegelikult enne seda aasta lõppu, enne jõule, et kõik pobelid sai allkirjastatud, lihtsalt oli vaja veel raha kontole saada. Ja siis oligi jaanuaris 2015, me siis sulgesime Testlios circa $1 miljonit raundi. Ja siis me oleme tänases päevas koos olla, ma ei teagi. Et siis maksime muidugi, andis meile võimaluse veel kiiremini palgata, et nagu täna me olemegi positsioonis, kus me üks suurematest probleemidest või võimalustest on nagu inimesi kaasata, kes on nagu ülihead ja seda me ka teeme. Teine asi on muidugi siis ka käibe kasvatamine. Ja meil on täna 16 inimest. Jah, et meil on 5 inimest tänaseks päevaks USA-s ja 11 inimest siis Eestis ja me töötame, meil on nüüd hoones on väga lahe kontor ja nii ta läheb, et me nüüd väga aktiivselt tegelikult tegeleme palkamisega ja otsime lahedaid inimesi enda kollektiivi. Võib-olla ütlen nagu kiiresti testimise kohta ka, mida me päriselt teeme. Mida me siis täpselt teeme, mida Testlio teeb? Testlio on siis mobiiliäppide testimise keskkond, kus meie siis paneme verifitseeritud testijad kokku klientidega, kes vajavad testimist on demand. Et siis meie põhimõtteliselt üritame muuta seda, kuidas mobiiliäppid testimist tehakse. Et nagu te teate,
testimine on äärmiselt tegelikult keeruline just mobiilimaailmas, kuna neid Androidi ja mingeid iOS device on nagu nii palju erinevaid, et Androidi variatsioon on vist mingi üle 10 000 ja kui sa oma äpi reliisid, on ju, siis sa ei tea kunagi, kas see nagu nüüd töötab sellel device'il Samsung Galaxy Tab 3-l mingi 4.02 on ju, et kas ta jookseb või ta ei jookse, et kuidas sa siis nagu saad võimalikult hästi selle suure katvuse, on ju. Ja meie siis ehitamegi Testlios platvormi, kus me integreerime ennast erinevate toolidega, nagu näiteks Testroid, mis on cloud testimisplatvorm, kus sa saad oma skriptid kirjutada ja jooksutada neid skripte mingitel päris device'idel, on ju. Ja siis samas on meil siis ka niisugune crowd inimestest või testijatest, keda siis meie oleme eelnevalt verifitseerinud läbi oma platvormi ja paneme nad nii-öelda projektidesse tööle. Ja siis see ongi see, mis meie tänasel päeval teeme. Ja testijatele meeldib väga meie keskkonnas olla, sellepärast et kõik testijad meie keskkonnas saavad tunnipõhiselt palka ja kõik need projektid, mis meil ikkagi toimuvad siin nädalapõhiselt, need tiimid jäävad ikkagi üsna samaks, et sa saad endale seda nii-öelda sissetulekut ka predictida, on ju. Meil on testijad, kes töötavad täis koormusega, meil saavad $1000 kuus, me oleme mingi üle 200 000 maksnud juba välja testijatele. Ja liigume järjest suuremate summadeni, mis on meie nagu eesmärk on tegelikult, ma ei tea, tuhandeid inimesi üle maailma, anda neile võimalus töötada, kus iganes nad on ja teenida tuhandeid nii, et mugavalt ära elaks. Ja me järjest liigume selles suunas. Nii on. Ja siis kõik. Siis on selline... Me otse ei tahtnud öelda, aga ma kirjutasin otse. Jah, et tulge meile tööle. Et me tänasel päeval otsime päris palju inimesi ja et võtke ühendust meiega ja tulge külla meile. Kui on küsimusi nüüd, siis... Jah, kui nüüd küsimusi on, siis küsige. Kui ei ole, siis saab pärast küsida vabalt. Ja kirjutage Facebooki, Twitterisse, Instagrami, ma Instagramis ei saa, aga igal pool, ühesõnaga, võtke ühendust meie. Võib-olla küsiks, kui keegi ei julge küsida, et siis mis on nendest kahest konkurentist saanud, kellega te seal Londonis, kus see kolmandaks? Need, kus me kolmandaks jäime, see teine ettevõt, see, kes sai teise koha, see põhimõtteliselt suri kohe pärast seda hackathoni ära, kui nad seal San Franciscos presenteerisid, sest et see oli nagu selline ettevõte, mis millega tegelesid? Mingi Grouponi teemaline mingid kampaaniad, et umbes kõnnid tänaval on ju mingist poest mööda ja siis sa saad notificationi, et ala selles poes on mingisugune kampaania, et mine osta mingit stuffi on ju. Aga lihtsalt sellel turul on nagu meeletult suur konkurents ja aga miks nad sinna valiti, oli lihtsalt puhtalt jälle sellepärast, et neil oli tiim nii äge, on ju. Et nad said selle teise koha puhtalt sellepärast, et see tiim oli, nad olid 10 aastat erinevaid asju vist koos teinud ja sellepärast nad ka sinna valiti. Et kui sul on tugev tiim, siis sa suudad ka et isegi kui see idee ei tööta, siis sa suudad pivotida, on ju. Et ehk siis muudad oma äriidee täielikult ümber ja lähed edasi, on ju. Aga nendega see ei juhtunud ja tänaseks päevaks neid enam ei ole. Aga see, kes esimese koha sai, nemad tegelevad lastepanga ehitamisega, ehk siis mina kui näiteks lapsevanem saan oma lapsele niisuguse debetkaardi ja siis ma saan mobiiliäpi kaudu kontrollida, mis ta kulutab, mis ta limiidid on, saan limiite vastavalt muuta ja tänaseks päevaks nad on vist tõstnud mingi 10 miljonit, aga nad on niisugune hästi vaikne ettevõte, et nad on mingi 4 aastat vist ehitanud seda juba ja päris hästi ei saa aru, mis nad päris hästi veel täpselt ei saa aru, aga meie oleme nagu... Aga igal juhul hackathonide selline, ma ei tea, kui sul on 60 ideed, mis võistlevad omavahel, siis see protsent, mis sealt nagu tegelikult ka nagu edukaks saab või tahab edukaks saada, on väga väike. Ja üldiselt on ka nii, et ma ei tea, 10 ettevõttest üks nagu tõesti on ka edukas. Et siis see tunnel on väga väike, et me oleme päris palju sellest tunnelist niimoodi nagu väikest hulga saanud nii-öelda sinna alla või siis üles. Järgmine küsimus. No võib-olla veel, et meil siin on ka äriplaanide kaitsmine ja väga mitmed on välja tulnud just mingisuguste lahendustega. Kuidas soovitate? Mina näiteks olen küll teinud ettepaneku, et nende asjadega võiks minna, meil on see garaaž 48, siis on veel ajujaht, et
kas te arvate, et nende garaaži võitmine või ajujahis seal mingile kohale tulek, kas see võib aidata kaasa ka hiljem seal, kas hackathon või ma ei tea, mis, eks neid konkursse või selliseid üritusi ole veelgi, et kas see võib kuidagi just natuke rohkem paotada või? Kindlasti, et kui meie lugu nüüd kõik kuulsid, siis see edu, mida me siis täna oleme loonud, on just alustades väikesest kohast pihta. Minnes Londonisse, võites hackathon oli eelduseks tegelikult Techstars ja väga tugev, sellepärast et selle 25 000 tšeki kirjutaja oli tegelikult üks VC ettevõte, kellele helistati reaalselt Techstarsi inimeste poolt. Nad rääkisid mingi pool tundi või tund aega meist ja ütlesid, me oleme nii ägedad. Ehk siis iga üritus, kus sa osa võtad, seal tekivad sulle inimesed, kes räägivad sinust järgmistele ja paratamatult kogu see maailm, kogu see startup maailm on kõik nii omavahel väga lähedalt seotud, et täna eestlased on igal pool üle maailma. Et meie käest nagu, kui Techstarsi keegi täna aplikeerub, siis võetakse meiega ühendust, küsitakse, et eestlased on nagu väike kommuun, et kas te teate neid. Ja üldjuhul me nagu teame või siis me teame inimest, kes teab. Ja sellest tuleb palju kasu, et kui sa lähed Garage 48-le, siis sellest on nagu väga-väga palju kasu. Ja näiteks, kui sa oled näiteks Garage 48-l on ju suutnud oma ideed presenteerida, isegi kui sa ei võida, siis see on väga hea näiteks hüppelaud ka selleks, et Startup Wiseguysi saada, mis on Eestis üks väga lahe ärikiirendi on ju. Ja näiteks Startup Wiseguysi inimesed on proovinud ka omakorda Techstars saada ja siis nemad helistavad alati meile ja küsivad, kas te teate seda ettevõtet on ju. Et jah, kõik see edu ja kõik oleneb sellest, nagu kui palju see inimesi tead on ju ja näiteks tänapäeval kõik need kliendid, kellega me koostööd teeme, on ikkagi, me oleme väga personaalse suhtlustasandi nendega loonud on ju, et me usaldame kõik teineteist, et see on väga oluline. No, see on tore. Ja muidugi, kui nüüd rääkida enesemüümisest, siis siin ärisuhtlus, ma ei tea, võib-olla Kristel veel teab, et sinu ajal võib-olla oli juba seal see, no ütleme siis tööintervjuu ja ilmselt oli, aga Markol kindlasti veel ei olnud, et alguses. Et eks sellele pöörame ka tähelepanu, et tõepoolest see ennast müüa. Ja no ma proovin ka, et siin kipub ikka vahel nagu huumoriga seda võtma, tegelikult tuleks seal ikkagi ilmselt ka juba täie tõsitusega üritada vähemalt ja et kui sa juba midagi teed, siis tee nagu täie korralikult ja sest, et jah, iga see kogemus, mis sa saad, on ju, et meil oli Techstarsis näiteks tehti samamoodi on vaja, see oli põhimõtteliselt kool poole kohaga ja meil olid investorvestlused mängu nii-öelda, aga päris investoriga ja terve selle 10 ettevõtte inimeste ees, mis siis tegelikult on 2 korda rohkem inimesi vähemalt kui siin praegu. Ja siis see tundus ka selline, et kõik vaatavad, aga sa pead kaitsma oma äriideed päris investoriga, kelledest paar tükki minu arust isegi said selle investori endale nagu investeerima. Aga see point selle juures on see, et sa koolis kõik nagu tegelikult päris nagu hiljem ongi nagu päriselt nii, et kui sul täna teil on õppekavas selline asi sees, et mängite selle nagu stsenaariumi läbi, siis see tegelikult nagu on väga kasulik. Loomulikult, kui mulle oleks keegi rääkinud esimesel IT-kolledži kursusel, et päriselt see on kasulik, siis ma ei usu seda, sest et see kõik nagu tuleb hiljem kogemusega. Tegelikult teisel on. Et seda on nagu raske jah, nagu et õpetada on lihtne, aga kuidas sa päriselt selle nagu selle mõtte kohale toimetad, et tegelikult ka sellest kasu on, see on nagu keerulisem. No, see on väärt mõte, et tõepoolest, et kui midagi teha, siis tasuks seda väga tõsiselt alati teha, et ei tasu neid asju mänguna võtta, mis esialgu tunduvad mänguna. Hiljem elus võib tõepoolest väga, kogu see oskus väga oluliseks osutada. No, äkki on küsimusi tekkinud veel? Super. Tere! Tere! Tore oli kuulda teid. Mul on üks küsimus selle kohta, et miks te praegu Eestis olete? Miks te Eestis teete seda ettevõtet? Kas annab mingi olulise eelise või miks te olete otsustanud siia jääda? Eelis on selle poole pealt, et me oleme Eestist pärit. Meil on selline network inimestest siin, et meie Eesti kontor on arendusfookusega, pluss siis kõike, mida me saame siia panna, kliendi tugi, projekti juhtimine, disain me siis toome siia. Mis on Eestile kasulik loomulikult,
aga ka meile kasulik puht majanduslikel eesmärkidel, sest et kui me algul hakkasime tiime ehitama Eestisse, siis see kulu meie jaoks oli ja on tänaseni ikkagi mõistlikes piirides võrreldes San Franciscoga, et kui ma oleks kuskil Austinis või San Franciscos hakanud kontorit püsti panema, siis ma oleks poole väiksem tiim ja võib-olla me ei oleks üldse hakkamagi saanud. Ei oleks isegi poole väiksem, vaid see oleks nagu 1/4 sellest, mis meil täna on võib-olla. Et San Franciscos on, vaata, kõik ettevõtted kogu aeg tõstavad hästi palju raha ja see tundub nii äge ja seksikas, aga siis tegelikult tuleb välja, et nendel ettevõtetel ei ole käivet ja nad lähevad põhja, on ju. Et näiteks just hiljuti oli äpp nimega Secret, on ju, mis tõstis mingi miljoneid, mingid 100 miljonit, üle 100 miljoni tõstis ja mingit revenue'd ei olnud ja business ei läinud käima ja läksid põhja. Et seal jah, San Franciscos on vaja väga-väga palju raha kogu aeg tõsta, aga lõpuks, millele peab fokusseerima, on käiva. Teisest poolt ma tahaks öelda, et me ei ehita Eestisse ettevõtet tegelikult, me ehitame USA-sse, aga selles mõttes me oleme 8 kohas, et meil on nagu USA-s täielik kliendi fookus, kliendid, kuidas see edasi areneb, seda me ei tea, et meie oleme seal poole kohaga, ehk siis me oleme pool aastat siin, pool aastat USA-s, aga Eestis on meil praegu kindlasti nagu selline suurem tiim, mis ilmselt nagu varsti saab pool ja pool, ehk siis me eelkõige USA puht juriidiliselt ja ka nagu faktuaalselt on meil USA-s ikkagi esimene office ja klientidega tegeleme seal ja Eesti on selline arendustalent on siin tugev. On veel küsimusi? Muide, startupidel on see ebaõnnestumisprotsent suhteliselt kõrge. Kuidas on tunne, et kui esimene kord ei lähe kõik nii, nagu plaanitud on, kas tasub uuesti üritada või isegi 3. kord tasuks üritada? Minu näitel loomulikult, kui mu LinkedIni profiili vaadata, kus ma ei häbene oma ebaõnnestumisi üles nimekirja panna, mida ma kunagi tegelikult ei tahtnud panna, üritasin näidata, et ma olen nagu väga palgatav, ehk siis, et ma ei ole nagu teinud nagu 10 asja, siis tegelikult nagu üks ei õnnestu, sest et teist asja, sest et nagu see edukuse protsent on tõesti 1/10 on ju, ja kui sa tahad teada, mis selle nagu edu saladus on, siis nagu öeldakse, et pigem ära anna alla, ehk siis need võidavad, kes ei anna alla ja nad teevad nagu palju edukamalt, kui sa nagu esimeses kohas nagu alla annad, siis nagu loomulikult ei juhtu midagi. Et esimesel üritusel tavaliselt ei juhtu midagi. Ma ei oska küll nüüd kommenteerida, aga Silicon Valley's olevat nii, et eelis on isegi nendel ettevõtjatel, kellel on põrumisi, et varasemast kogemust ette näidata, et see on kogemus. Kogemus, mida võib-olla, mille baasilt annab natuke teisiti uut firmat luua. Ameerikas ongi Euroopa tavaliselt öeldakse see erinevus, et Ameerikas kui keegi kukub läbi, siis plaksutatakse ja öeldakse, et nagu äge, et see oli nagu, sul on nagu kogemus. Euroopas nagu kiputakse nagu natuke teistmoodi lähenema, et okei, häbi, et nagu, mis sa tegid nüüd, et jah, see suhtumine on natuke teistsugune küll. Stanfordis pidi olema, ma ei tea, kas seal olete neid või mingi failure pitch või mingi ebaõnnestumiste esitlus, et ma pean 4 rääkima oma kõige ebameeldivamast olukorrast või läbikukkumisest kõikide suure auditooriumis. No mis siis ka annab mingit enesekindlust, no rääkida sellest, millest nagu rääkida ei tahakski. Me oleme rääkinud Kristaliga väga palju tegelikult personaalseid lugusid ja tavaliselt inimesed nagu tulevad pärast ütlevad, oi, te rääkisite nii personaalselt, aga on veel personaalsemaid lugusid, mis on nagu entrepreneuride jaoks rasked hetked, mis on nagu tõesti nii, et nagu okei, et nüüd äri kukub nagu ümber ja kuidas me hakkama saame. Ja Techstars on nagu huvitav see, et iga nädal tuli edukas ettevõtja, kes on 100 miljoni või mingi sellise exit'i teinud ja tuleb räägima nagu nendest kõige halvematest hetkedest, nagu kes läks oma naisest lahku, sellepärast et tegi liiga palju tööd ja mis siis sellel hetkel juhtus. Sest see kõik on nagu meie ettevõtjate ja kas või ka nagu eksperttöötajate jaoks see, mis tegelikult toimub iga päev, eks ole. Kui me räägime siin oma eduloost, siis me räägime sellistest high hetkedest ja kõik tundub nagu, et päris nii ei käi, aga me räägime nagu ühest osast, siis on see teine osa, mis on vaev ja töö, et selles mõttes sellest on nagu väga palju kasu, aga täna me avalikult nagu ilmselt nagu päris nagu sellest nagu hiigihist ei räägi, et siis ongi seal Techstaris öelda, et sellest ruumist edasi ei tohi minna, et selles mõttes on nõus. No äkki on veel mõni küsimus tekkinud?
no kui küsimusi ei ole, võib-olla siis lõpetakski selle Marko mõtteteraga, et tõepoolest ei tasu alla anda, isegi siis, kui tundub, et olukord on väljapääsmatu, no kindlasti kuskil leidub mingi uks, aken või mingi kas või pragu, kus siis tõepoolest saab no kas või ideid või lausa iseennast läbi suruda ja lõppkokkuvõttes ikka saavutada seda, mida te olete enda jaoks eesmärgiks püstitanud. Tänaks siis ettekandjaid ja loodan, et siit tuli teile palju positiivseid ideid ja vähemalt suhtumist. Et tõepoolest, suhtumises on võib-olla edu võti, et positiivne suhtumine viib sihile. Kui me hakkame juba alguses kartma ja pigem nägema tonte seal, kus neid võib-olla ei olegi, no siis ilmselt siis juhtub midagi, positiivsus. Ja nii ongi. Nii lihtne see tegelikult ongi. Täname veel kord siis ettekandjaid. Oli tore. Oli Näin, oli küll lahe. Aitäh. Aitäh.